otsin, on tegelikult õnne. Ja millegipärast seda nüüd tagasiside sinu raamatu puhul on olnud eriti palju see, et see on selline õnnelik raamat. Et kuidas sinul on, kas sa oled seda tundnud, et see õnn võib olla aianduses, mullas, sibulilledes, mida see koer sul jälle sibulaid välja mullasest kraabib ja see, et kas see on nagu selline õnneraamat või tuleb nagu õnn välja selle lehekülgede pealt? Tere, tegelikult on esimene õnn selle raamatuga seoses, äkki sa mäletad, sa kirjutasid mulle, Taane, sa oled tuntud maanaine, kus oleks, kui sa kirjutaksid raamatu Meie sarja, Meie kasvuhoone. Ja siis ma ütlesin, kasvuhoone. Mul läheb kasvuhoonega ainult 2 asja 4 vaja. Kas buldooserit või dünamiiti või siis asfalti või betooni. Et kasvuhoone, mul ei ole kasvuhoonega mitte mingi. Aga Eepu teile tunnete, et vaatas korra mul otsa ja ütles, et no jah, et nagu sibulille. Ja siis käis niisugune, et jah, jess. Et sibulilledega aias minuga saab alati hiiglama palju nalja. Et kas on seal, kuhu ma olen istutanud ja silte ei ole või siis on sildid ja neid lilli ei ole ja on hoopis mingid sildid ja täiesti valed lilled või siis juhtub nagu Karel Tšapati raamatus, et kaevis oli oma taimed maha istutanud, siis tabas teda ära tumpine, et jestas siia, ma just istutasin kulepukud ei ole sibulil. Nii et tegelikult seda raamatut ma hakkasin kirjutama sellepärast, et mulle tundus, et ma olen aias nii suur kobakäpp, et minuga saab alati nalja. Ja kui ma juba olin kirjutama hakanud, siis juhtus see asi, et mul on tohutult hea meel, et siin on Põhja-Baltimaade suurima haruldaste sibullillede kollektsioon aia rajaja ja omanik Sulev Savisaar. Kui meie raamatu oli, et meie sibullilled, siis ma loomulikult ostsin Sulev Savisaare entsüklopeedia ja panin selle 7 luku taha. Sest see on nii põhjalik raamat ja kui ma oleksin seda kas või korraks lugenud, ma oleksin Eepu särgi märjaks nutnud ja öelnud, et mina sibullilledest ei kirjuta. Ja siis ma lubasin endale, et kui käsikiri on Eepule ära saadetud, siis ma muugin kapi lahti ja vaatan, mis on Kuru on kirjutanud. Aga tegelikult ma ei pidanud vastu, kui käsikiri oli valmis, siis ma ikkagi vaatasin üle. Aga ma kirjutan sinna alguses kohe, et ma ei ole sibullille ekspert, ma ei ole aiapriik, ma lihtsalt armastan. Ja et see on üks armastusest ja no armastus enamasti on ju õnnelik. Mida ma olen küll nagu 2 asja, millel mul ei ole vastust, mis käiks nagu sinu küsimusega kokku. Üks on see, et tuntud aiafirma müüb asju sloganiga istutades oled sa õnnelik. Ja kui ma olen kohale saabunud, mul on hästi väike kabriolett, seega ma saan hästi palju asju osta, tutsakad saavad üle katuse väljas olla. Kui ma olen järjekordse kärutäiega koju tulnud ja siis ütleb minu pere tavaliselt, et istutades oled sa õnnelik, aga ronides saad selja alu. Ja teine on, et kõik sõltumatud uuringud on tuvastanud, et mullas töötamine vähendab depressiooni, isegi siis, kui sul seda olemas ei ole. Et mullas olevad ained, mis mõjuvad niimoodi. Ja mina just mõtlen seda, et kuidas need ained läbi kinda tulevad, et ma igaks juhuks, et mine tea, kus see depressioon võib tulla, eks ole, et ei ole küll, aga järsku kargab kusagilt nagu linnukripp või midagi. Siis ma ikka aeg-ajalt töötan ilma Hiinast, et mida ära peale. Et see on jah üks õnnelik raamat, et väga palju saaks tõesti nalja ja mul ei ole häbi olla see, kelle kulul seda nalja saab. Et ma loodan, et siit teised, kes loevad, tekib aha-elamus ja mõtlevad, et ma tegin samamoodi või
ja siin on üsna palju sellist tragikoomilist, kui no tegelikult ma mõtlesin eile selle raamatu peale, kui ma, eks ole, aastavahet ka selline, võtsin 15 uut nartsissi sigulat, panin mulda ja siis mõtlesin, aga mida ma peaksin tegema, et sinna ei tuleks koer kraapima. Kui seda kohta koera pilguga vaadata, siis on väga iseäratav koht, kus nüüd kraapima hakata ja vaadata, et mida see perenaine sinna nüüd siis ikkagi pettis ja võib-olla viia perenaisele tagasi, võib-olla perenaine tahab uut mängu mängida. Ja sinul on seesama lugu mitmes erinevas variatsioonis, see raamatu lehekülgedel kirjas. Kas sa kusagile oled arenenud ka, et kas mingi nipp ka on tekkinud peale selle, et sa said sellest raamatu kirjutada koera tegelaseks pannes? Aga mis siis teha, et kas sinna peaks panema nagu kuidagi jalgade pealt niimoodi trampima, et siis äkki koerale pisu ära või mingisugust, ma ei tea, lõhnainet peale panema või lihtsalt mõelda, et ega ta kõiki sigulat ikka üles ei leia või? Siin on väga lihtne lahendus. Gentlemani kasvatamine algab tema vanaisa kasvatamisest ja sõnakuuleliku koera kasvatamine algab tema kutsikapõlvest. Mina olen selle nii nagu koera puhul nagu lastegagi olnud suhteliselt vaba kasvatuse peal ja imestan, lapsed küll kuulavad sõna või on minust nutikamad, aga koera arvates me oleme lihtsalt meeldivad mängukaaslased ja kui perenaine kui lillesigula maha paneb, siis tema selja tagant selle üles kraapis ja siis ära peitis. Aga koer vaesed ei saanud aru, et kui ta oli midagi maha matnud, siis tema koon oli mullane. Ja siis ma alati küsisin, sest koeral olid kindlad asjad, mis ta ära peitis. See, mis perenaine oli maha pannud, vaata kutsika koolis ka õpetati ju, et perenaine peitis ära ja siis koer pidi lõhna järgi üles otsima, tavaliselt oli see mingi maitsev söök. Või siis teine asi, koeral oli pruut meil garaaži tagatalus, siis ta oli halvasti kasvatatud, ta kunagi ei teinud pruudile kingitusi, aga vastupidi, ta naasis sealt alati pruudi mänguasjadega ja mina pidin siis suhteid siluma ja pruudile viima tagasi või ostma uued mänguasjad. Ja kolmas, mis talle õudselt pakkusid pinget, olid peremehe töökindad. Nii et aeg-ajalt läks mul hästi ja ma leidsin koosvoolist tomatite vahelt kindaid ja mänguasju ja siis mõnikord veel lillesiguad, mis kasvama olid läinud. Eks ma küsisin koera käest ka, kui ta tuli koon mullane, et mõnna, mis sa nüüd maha pannud, kus sa peitsid, mis sa peitsid. Aga ta mulle kunagi ei vastanud, ta arvas, et tangot tantsitakse kahekesi, tema on oma osa ära teinud, ära peitnud, las perenaine otsib. Et palju asju on aias, millega sa lihtsalt pead leppima, sest muidu saad vihastamisest ja ta korsub nägu. Nii et ühesõnaga koer pani lihtsalt teise kohta need sigulakesed ja sigulad tavaliselt ikkagi tuli välja ja nagu me siit raamatust ka lugeda saame, siis Alme Pastiloki Tootsi aed üldiselt igasugu üllatusi siit ja sealt nurgast. Järgmine küsimus, mida ma ka eile mõtlesin oma aias ringi vaadates, et teadupärast on aias hein, mis kasvab ja siis on teda vaja niita ka siis robotitega või trimmeriga või muruniidukiga. Aga mulle väga imponeeris üks lause, sa ei läinud sellesse teemast eriti sisse, sa lihtsalt mainisid kusagil kõrvallauses, et sinul on miniponi muruniidukes on. Ja ma olen mõtlema, et kuidas moodi miniponi, see on tegelikult nagu iga lapse, sealhulgas ka minu tütre unistus, et emme, võtame miniponi, võtame 2 ja siis nad käivad ja söövad meil kõik rohu ja jätavad alles ilusad lillekesed. Aga loogiliselt mõttes siis ega see miniponi võib siis ka lillekesed ära süüa, kas ta suudab vahet teha? Et räägi meile sellest, kuidas saab olla poni muruniiduke asemel ja mis nalja sellega sai? Siin on minu head sõbrad Tartu Hansarudalist. Nii et mul oli 3 ponni.
ühe kinkisid tüdrukud mulle ja poonid mitte kunagi, erinevalt hanedest, kes sõid ära kõik, isegi roosipõõsad. Poonid ei puutunud mitte ühtegi peeti, paksast ega lille. Sellepärast, et poonidel oli ehitatud koppe ja see oli täiesti poonikindel. See väga igav vastus, siis ei ole ikkagi see, et lillepeerade vahel pisikesed ponikesed ringi jookseksid ja... Poonikoppel lõppes lillepeerdaga, nii et lastel ei olnud vahet. Et lapsed käisid ratsutamas, et ei olnud vahet, et hobuse koppi aias, nemad pääsesid sisse välja. Lihtsalt poonid ei lükanud ei üle ega tulnud kall. Ja koer, kes arvas, et need poonid on tegelikult teistmoodi koerad. Viis ala ilma palli ja toikaid ja siis tuli ja kaebas, et sa ebaintelligentsed, need ei oska mängida. Lihtsalt tehniline detailik juurde, aga kas ponikoplis võib olla õnnakuid nendele, et ei põhi midagi, ma olen ikkagi, no hoian siin praktilist stiili. Tubli tüdruk, see on jube hea küsimus. Ponikoplis võivad olla üliharuldased punased kased, mustsõstrapõõsad ja näiteks pereõunakud. Poonidel pole vahet, nad söövad kõik ära. Selge. Nii et jah, ponid muluniidukina sobivad ponikoplisse. Saime selle selgeks. Ja siis veel praktilises pooles jätkates sibuliled, me kõik armastame neid. Need on kevade kuulutajad ja nii edasi, neid on erinevaid. Mis on sinu aastatepikkuse kogemuse põhjal siis kõige lollikindlam, mida võiks soovitada neile, kes ei ole veel kusagile arenenud ja kes mõtlevad, et hakkaks aga kusagilt pihta, aga võib-olla ei viitsi neid iga aasta üles kaevata ega eriti ei viitsi neid üldse üles kaevata, aga lilli tehakse ikka ja kuskilt nagu niimoodi lihtsaid lahendusi sibulillede maailmas. Oskad soovitada? Äkki isegi siin on või kaubamajas kindlasti on plastmasstulbid peavad üldiselt vastu. Ja need peavad vastu ka vesirotti. Ja ükskõik, kuigi siin on, öeldakse, et vesirott ei söö püvilille, siis ma arvan, et minu hoias on kirjaoskamatud vesirotid. Nad sõid ära püvilille, kuigi seal oli silt juures püvilill. Et tegelikult, vaata lill on selline armastuse värk, et lillega ja aiaga on nagu iga muu armastuse värk. See ei ole enam alles talu, aga vana talukoht ja siis on seal näha, et tegelikult Marsalise lähed nende vanade talu lillede juurde, keda mitte keegi mitte kunagi välja ei kaela, aga seal on näha talukoht läbi nende poidi nartsisside, läbi nende punaste tulpide. Nii et ma tagasihoidlikult arvan, et saab ilma plastita või et midagi siiski on sellist, mis saab ise hakkama. Tundub, eks ole, et näiteks lummikeluga võiks lihtne olla. Aga kui te vaatate, minu selle raamatu suuremaid väärtusi on tõepoolest see lugu Sulev Savisaarega ja vaadake, lummikellukesi on lihtsalt taevani palju ja iga nendest tahab omamoodi ehitamist ja paikamist. Ja võib olla, et tõepoolest, et näiteks sillad on ju lähevad, kui ei ole enam ammu ei ole elatud, siis sillad lähevad ikka mööda maad ja on sinine. Et mul on tunne, et mul on jah vesirott, kellele tundub, et kui midagi on palju, siis sööb selle ära, sest ma lugesin pärast Sulevi raamatust ka, et üks või teine sibulill läks nagu metsikuks või naturaliseerus. Aga mulle isegi meeldiks jubedalt, kui niimoodi maja, maa ja taevas kõik oleks sibulilli täis, aga et minu jaoks ei ole ühtegi, mis läheks nagu kergelt, nad kõik tahavad
kuidagi hoolt ja vesiroti käppade või hammaste vaevalt päästmist ja tegelikult, et võib-olla vaene vesirott saab kõikide näriliste patud enda kaela. Aga kui ma olen püüdnud tulbi külas kaevata ja ära kuivaldada, et no siis suvel siis nagu rott sööbub porgandit ja peeti, siis lähen sügisel võtma neid kallikesi tulbisibulaid ja selles kuivatuskastis on ainult koored ja kiire kakk. Ma muidugi ei ole selle viimase asjatundja, ma ei oska seda nagu loomaga kokku viia, aga no mingi selline väike näriline on vahepeal kõik minu ägedad tulbisibulat piitsisse pistnud, nii et selles mõttes, aga kui liiga lihtne oleks, siis ei tahakski tegelikult, ei viitsikski tegeleda. Väike väljakutse peab ikka olema. Ja mulle tuleb meelde see, kui ma alguses selle sarja alustades, et ma hakkasin äkki kompama, et otsima neid selle elustiili esindajaid ja tõepoolest see jäid mulle radarile, kui no siis me ei ole veel rääkinud kodulindudest, ka need on Annel Kireks ja siis kuidagi nagu otsisin ma seda, et millestki võiks kirjutada ja tõepoolest ma pakkusin seda kasvuhoonet, mille peale sa karjusid, et ei, kasvuhooned ei ole sinu teema ja siis, kui meil tuli see lille teema, siis sa avaldasid arvamust, et äkki ei ole piisavalt palju tegelasi, et no mida sa sellest lillest kirjutad, eks ju, aga siis, kui hakkas nagu see teema jooksma, siis mõtled, et tegelikult need ongi kõik tegelased, et vesirott on tegelane, koer on tegelane ja nüüd ma lähen siit edasi selle juurde, et peale selle on see raamat hästi omapärase struktuuriga, et kui te loete seda, see on mingis kohas nagu selline vaba teaduse voog, et sa lihtsalt hüppad ühe teema pealt teisele. Mul meenus üks Heljo Männi memoaar, vist isegi triloogia, mis oli samamoodi kirjutatud, et lihtsalt hakkad kuskilt kulgema ja ma ütlen ausalt, et mingis algusetkes ma hakkasin seda raamatut lugema, see tekitas must segadust. Et aga lilled, oota, kus see nüüd läks? Oota, mingisugune tudengipõlevälestus, nüüd läks reisiga kuskile, ma ei tea, kui teisel poole Euroopat. Ja siis ma arvasin ära sellega. See on läbiv stiil terves raamatus. Ja siis mul tekkis ka see äratundmine, et tegelikult see teaduse voog on selline, nagu on inimesel aias. Et sa lähed, sul on pea tühi, võib-olla päris tühi ei ole, aga no, mingisugune algusliigike seal on, sa lähed aega ja seal sa hakkad lihtsalt kulgema. Ja siit hakkavad mingisugused jõed tulema, nagu mingisugused asjad voolavad. Kas sa ise kirjutades tundsid, et see on mingisugune vaba teaduse voog, mis justkui aiandust oma loomult meenutab või on see üllatus minu tõlgendus raamatus? No pealkiri, eks ole, kanakaka morssi, kassi, pissi ja šampanja. Kanakaka morsist on siin palju juttu, sellepärast, et ma ei kasuta kunstväetisi ega mürke ja kanakaka morss on õige lihtne, kui sul on kanad, siis sa võtad seda, mis nad sulle sinna kanala põrandale jätavad, korjad nõgeseid ja siis on veel hea, nagu vanemad sorti inimestel on veel alles suur emailist pesukeedu nõu, millega omal ajal kiitsime titelappe enne pampersite aega, äbiolemi pannis. Ja võt siis segad need kõik sinna pesukeedu nõusse kokku ja ootad 2 nädalat. See on, segades seda veega saad sa kanakaka morsi, mis sobib kõikidel asjadel. Aga mul juhtus niisugune õnnetus, et ma panin selle pesukeedu nõu hästi terrassi lähedale ja kui ma olin teda 2 nädalat seganud ja nuusutanud ja seganud ja mulle tundus, nüüd on valmis. See oli metsik tappis hinge ja palusin sõpra, et kuule ole hea, et aita mul, et see vaiseb siin. Ja mõte oli viia ta siis lillepeelale lähemale sõberaaras otsast kinni, tassisime selle ära ja enne kui ma jõudsin käed praktiliselt niimoodi pütist lahti lasta, oli sõber selle jalaga ümber lükanud ja öelnud, et
puih, missugust paska sa oma aeda oled teinud. Nii et minu 2 nädalat apendamist läks täiesti vastu taevas. Ja kassipissi õpetas mulle üks naabrimees. Kui ma ütlesin, et vesirott võtab silma nägemise ära, tema ütles, et võta kassipissi. No kuna mul kassi ei ole, siis mul oli sõbrannaga siuke diil, et mina puhastasin tema kassi kasti ja sain liiva endale. Ja siis ma panin, kus ma leidsin neid hästi palju neid urge või auke ja käike, ma panin kasvuhoonesse. Kasvuhoones on 2 peenart, vahekäik on vahel ühele poole igasse murgu. Ja siis see mõjus jube hästi, vesirott oli kadunud teisele poole vahekäiku. Igal juhul me paar korda niimoodi proovisime ja ma lihtsalt pütinisin ära sõbranna kassi järelkoristamiseks. Aga vesirott sellest mängust ei tüdinenud. Ja siis šampanjast on siin raamatus lõpmata palju juttu, aga ma iga kord häbelikult ütlen, et ilma alkoholita saab väga hästi elada ja kui sa tarbid, siis tarbi väga mõistlikult, aga Murimäe veinikeldri, see on tõepoolest vist esimene raamat, kus on sibulilled ja vahuvein on pandud paari ja on pandud paari väga tihti Murimäe vahuveinidega ja teine lemmik on siis mul Võhklikkool ehk Parnikool ehk esimene naisetud. Aga kui siit raamatust aiaturiistu vaadata, siis häbenemata minu aiaturiistade hulka kuulub ka pokaal, šampanjapokaal, mis peab olema õige kujuga ja šampanjapudeli sulgur. Siin on pildi peal näha, ta on sellise konksub, et teda saab labida või hargi käepideme külge riputada. Ja ta hoiab neid mulle, sest sellest pudelist jätkub ju lõpmata kaua. Ta võib-olla on ka rohkem kujunduselement, aga aed on kindlasti ette hea tuju. Kas ma võiks lõpuks lugeda ühe jupi siit? Enne kui me täname, sest tegelikult selle raamatu asjalikud osad on Sulev Savisaarelt, Margit Kullaselt, siin on Ploomesti tüdrukud on kirjutanud, et siin on terve hulk asjalikke inimesi ka, kes räägivad, kuidas kohe esimese korraga asju õieti teha. Aga ma loeksin teile ette peatüki, mis vastab sinu voolamise küsimusele, et see aias olemine ongi nagu osa elust ja kõige mõnusamad hetked on see, kui vaata, kui pere magab. Kallike küsib kogu aeg, et miks sa endale nii palju lebolaid ehitad, et suve läbi oled ju aias, tagumid taeva poole püsti, igasugused külmrelvad käes, et ei julge sulle lähenedagi. Aga nad ei tea, et ma kasutan neid lebolaid hommikul enne, kui nad üles jätkavad, sest aega tuleks, on väga hea minna, kui päike tõuseb. Et hommikud on, taevas on hommikul väga ilus. Ja mul on tunne, et seal meil Jürgoru kalda peal, et vihmaseid hommikuid on väga vähe. Et kui hakkab sadama, hakkab kuidagi hiljem, aga see päike tõuseb ikka metsa tagant ja see taeva roosa, et see on midagi niisugust, mis ongi see, mille kohta ma nagu kuidagi tahaks öelda, et see on minu kodu ja see on minu Eesti ja see ongi see. Ja võt taevaga on seostub löötaevaga liilja. Vaata nimetlusega augusti taevas linnuteed. Legend räägib, et Jupiter uhke isana tahtis, et tema poeg Herakles saaks jumalaks. Heraklese ema oli aga kuninganna Alkmeene. Legendi järgi saab lapsest jumal, kui ta joob jumalanna rinnapiima. Jupiter võttis oma poja ja pani ta magava Juno rinnale. Kui poisil kõht täis voolas piim üle taevavõlvi, nii tekkis linnutee. Üksikud tilgad aga kukkusid maale ja neist põrsusid imelised valged liiljad. Mul on hea sõber Andrei, taevani töökas ja tähtedeni lõbus. Andrei on ainus tänapäevane mees, keda ma tean, kes on oma naisele eluaja lausamba püstitanud. Nii suur oli Andrei armastus ja nii ilus oli Sveta. Andreiga juhtub küll vahel nii, et oleme seltskonnaga väljas
ja keegi kaunitar ütleb, oo doktor, te tegite mulle lapse. aga selle peale Sveta ainult naeris, sest jutt käis kliinikust, mille interjööris on tunda Sveta kätt ja mille sein vehivad tema imelised maalid. Sveta lemmiklilled olid liiliad, valged ja värvilised. Ootamatult läks Sveta linnude taha, väga valusalt, väga noorelt. Kui sõbra seal on hästi palju räägitud sellest, et kuidas nende haruldaste sibulillede puhul on tähtis see sibula saamise lugu ja sibula ehk taime õige nimi, aga kui neid ei ole, siis see aed on sodiaed. Aga kui ma seda siis kodus rääkisin, siis lapselaps lahutas ja ütles, et vanaema, et sinu aed ei ole sodiaed, sinu aed on lihtsalt sodipodiaed. Aga see on esi minu südamele. Elagu sinu sodipodiaed ja elagu sinu tubli koer ja sinu tubli vesirott. Ja täname Sulevit. Ja Sulev on siis see inimene, keda on algusest peale kogu aeg mainitud selle raamatu kirjutamise kokkuleppes saadik kogu aeg, et Sulevi pildid ja Sulevi tarkus tulevad siis niimoodi tasakaalustama neid lugusid, mis on sageli seotud ebaõnnestumistega, aga Sulev on see, kes hoiab seda Aunesele teist poolt, seda raamatu tugevat ja teadmisrikast poolt. Et aitäh Sulev. Tule siia. Sulev on tagasihoidlik inimene, teda armistavad kodus tema lilled, aga on siiski saigas ja siia. Aitäh. Mulle väga meeldis see, kui ma nägin enne esitlust, et raamat oli top 10, et raamat oli teine toimus, et siis mul oli kohe hea veel, see oli paljuski sinu süü. Aitäh sulle! Me loodame, et me selle raamatuga saime seda kelmikat vesiroti poolt ja seda tõsist, kuidas see Baltikumide suurim haruldaste sibulillede ja tähelepanu muuseas Sulevi kataloog ehk tellimine on praegu internetis avatud, et ei oleks vaja kusagil mais, aprillis, juunis, juulis või augustis öelda, et vau, nii ägedad pildid on Sulevil Facebookis, kas neid asju saab ka osta. Praegu saab. Et mina ootan seda kataloogi niimoodi silmakandiliselt peas. Teeme selle reklaami lõpuni, kus kohe peal see kataloog on siis täpselt? Mul ka kohe tekkis huvi rohkem, sibulilletee oli see. Just sibulilletee või siis Facebookis vaatas Sulevi kodulehte ja siis lõpetame reklaami sellega, et kevadel on nutikas Sulevi aeda külastada. Ja tuleb hirmust palju aega võtta, sest vaadake ja õppige kodus ära. Sulev küsib, mis lilled seal on. Ükskord Sulev küsib minu käest, mis liil see on. Mul polnud õrna ainugi, aga kuna sellel õis ei olnud, aga oli kolm võib-olla natuke rohkem lehti. Ja siis ma ütlesin Sulevile ausalt, et see on kolmiklill. Mille peale Sulevi nagu läks väga pikaks. Tuli välja, et see oli tulivõrk. Aga pikkamööda ma arenesin ja nüüd viimane kord Sulev küsib mu käest, mis liil see on. Ja mina ütlen, et see on Sulevi koerahammas. Mille peale Sulev küsib, et mis vahe on Sulevi koerahambal ja Siberi koerahambal. Kodutöö tehtud, ütlen, et Sulevi koerahamba tolmukad on tumevillad. Selle peale läheb Sulevi nagu väga pikaks ja Sulev ütleb ei ole. Sulevi koerahamba tolmukate otsad on tumevillad. Tunnikontroll enam-vähem läbitud, aga järgmisel aastal uue looga. Ja siis ma tahaksin tänada Margit Kullust. Kas me veel salvestame?